Hei sõbrad, mina olen Daniel. Mõned teist võivad mind isegi teada. Mul on olemas konto AskFMis, Twitteris, Facebookis ja võib-olla mõni on näinud mind lihtsalt tänaval. Ma olen teinud elus hästi palju erinevaid asju, aga nüüd olen ma lihtsalt 20-aastane ajakirjanik, kes töötab Õhtulehes uudistereporterina. Ma mõtlesin, ma jutustan teile täna unistustest. Ja mitte lihtsalt unistustest, vaid eelkõige enda omadest, sellepärast et kelle unistustest ma ikka midagi teadma peaksin. Ja see võib kõlada uskumatuna, aga ma küsisin paar päeva tagasi enda noortemate sõprade käest, millest nemad unistavad ja äkitselt ma sain aru, et tegelikult see, millest nemad unistavad, ei erinegi nii väga sellest, millest mina mõtlen ja mida mina enda elus tahaksin näha. Noored inimesed on õpetanud mulle seda, et elu tuleb nautida, mis iganes ka ei ole, vahetevahel on raske, aga naudingut tuleb tunda. Ja vahetevahel ma mõtlesingi, et ma olen nüüd nii vana ja nii edasi, aga come on, selles suhtes, et nagu elu on tegelikult jumal lahe. Fuck. Vahetevahel ei tule asjad päris hästi välja esimese korraga, aga siis tuleb neid lihtsalt teha uuesti ja paremini ja võib-olla natuke rohkem mõistusega. Ma mingil ajahetkel mõtlesin, et võib-olla on vale unistada mingitest suurtest linnadest, elada Moskvas, New Yorgis, Washington Cities, aga ma rääkisin mõni aeg tagasi enda ühe sõbrannaga ja ta rääkis mulle enda unistustest. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ma tunnen täpselt samamoodi ja ma tahaksin nii väga seda. Ma ei taha elada pisikeses kohas, sellepärast, et ma tahan minna sinna, kus on maailm, kus ma saan ennast ära peita nii nähtavale, kui üldse võimalik. Mitte ei ole niimoodi, et ma astun hommikul uksest välja ja mulle kõnnib vastu naabri Malle, ütleb, tere Daniel. Mulle ei meeldi see. Mulle meeldib see, kui ma saan enda privaatsuse säilitada, aga samal ajal teha kõike, mis ma tahan. Teate, ma vahetevahel mõtlen seda, et mille paganama pärast ma üldse tahan sinna minna ja mida ma teeksin New Yorgis või Washington Cities. Ja selge see, et mu elu ei näeks nii glamuurne välja nagu see siin praegu, kus ma ärkan hommikul üles, ostan endale Starbucksist kohvi, lähen istun kuhugi parki, võtan välja enda MacBooki, istun Wi-Fi ühenduses ja kirjutan enda sügavaid mõtteid päev läbi. Ei, kindlasti mitte. Ma ärkaksin hommikul mitu tundi varem üles, sõidaksin metrooga tööle, kohtuksin A-sotsiaalidega, istuksin kella 5, kella 6 tööl ja siis mingil hetkel läheksin veel mitu tundi koju. Aga see oleks päris põnev, selles suhtes, et ma ei ole mitte kunagi midagi sellist pidanud kogema veel eriti nii suures linnas. Et kui mu ümber oleks päeva läbi miljoneid ja miljoneid inimesi, siis ma arvan, et esimese kuu lõpuks ma keeraksin lihtsalt peast täiesti sõgedaks ära. Ja see oleks väga vinge. Nii tihti on seda, et tuleb mingisugune mees ja ütleb sulle, näe, vaata, seda sa teha ei tohi. Ja siin on samamoodi, siin on see kuradi punane tuli, mis keelab sulle ära üle tee minemise. Okei, sellest ma saan aru. Aga vaadake seda raadiomaja näiteks. See on vana maja, aga ta saab endale uue. Ja me saame ise endaga teha täpselt seda sama. Me saame oma elu elada täpselt nii, nagu me seda ise soovime. Olla sellised, nagu me tahame. Panna selga uued riided, teha uusi asju, ükskõik mida. Me ise oleme tegelikult piirav nähtus ja mitte keegi ei saa meile öelda, mida me tohime ja mida ei tohi. Väikestest asjadest, nagu need lilled tegelikult tuleks rõõmu tunda. Et vaadake neid, nad on nii imeilusad. Isegi kui ma selle siit ühe ära murran, siis ta on ikkagi ilus. Aga kui me sellistest väikestest asjadest enam mingil hetkel rõõmu ei tunne ja mõtleme ainult hästi suurelt, siis me oleme lihtsalt õnnetud. Me ei tunne enam rõõmu selle üle, kes meil elus on, nende inimeste üle, selle üle, et nad vahetevahel helistavad meile. Aga me peaksime ja tegelikult me peaksime neid ka tänama. Elus on nii palju kurjust, nõmedust, halbu asju. Ja siis ma olen vahetevahel, et miks te tahate sellised olla? Miks sa pead minema kuhugi internetiportaali ja kellelegi halvasti ütlema ja kellegi unistuse ära lõhkuma? Ja siis tuleb mingisugune tropp, ütleb sulle, Daniel, tõmba oksa. Kuidas ma reageerin sellele? Ma tõmban oksa. Ja ongi kõik. Ma võin seda oksa päeva läbi tõmmata. Aga mul on täiesti suva. Vahetevahel on niimoodi, et sa vaatad ja sa ei teagi täpselt kust kohast pihta hakata. Ja siis sa vaatad, et keegi on sinust juba kõrgemal, kaugemal, sinust edukam, lahedam. Ja sa mõtled, et kuidas ma peaksin sinna küll jõudma, aga esialgu tuleb lihtsalt peale hakata. Nii nagu mina ronin praegu, kuigi mõni inimene on minust kõrgemal, siis peaksite tegema seda ka teie. Ja siis on mingisugused noored, kes on sinust edukamad, nad on nooremad, nad on sinust tugevamad, lahedamad, neil on rohkem aega ja nad saavadki justkui asjadega sinust paremini hakkama ja sul ei jää mitte midagi muud üle, kui et võtta ja hakata ronima aina kõrgemale ja kõrgemale, seni kuni sa jõuad kõige
tippu. Ja siis sa oled siin, kus olen mina lõppude lõpuks. Ja siis sa oled endaga rahul. Aga see ei ole ka päris tipp, saab veel kõrgemale. Me oleme ise need, kes seavad endale piire. Ja nii nagu need võred siin ees, on meil elus ka takistusi. Aga kui sa võtad ennast kokku, tõused püsti, siis kõigest saab alati mööda minna. Aga mul on kohutavalt hea meel, et te seda videot vaatasite. Aitäh teile ja ma tõeliselt loodan, et võib-olla te ei ole enam nii väga enda kastis kinni, unistate suurelt ja liigute enda unistuste poole, nii nagu nüüd liigun mina.